Just can't believe this, man. Metro Boomin want some more, nigga. Somebody said they Ilmselt võib ju olla üsna kõhedust tekitav näha linna peal justkui oma kadunud sõpra või sugulast, kes peaks juba kahjuks ammu pilvepiiri pealt alla vaatama ja ilmselt lohutab ta siis ennast sellega, et küllap pidi olema tegemist ikka mõne väga sarnase inimesega lihtsalt, kuid veel kõhedust tekitavam võib olla linna peal näha justkui mõnda uut Mitsubishi mudelit, teades, et Mitsubishi lahkus juba ju mitme aasta eest Euroopast parematele jahimaadele ja ilmselt lohutad sa siis ennast sellega, et küllap oli tegemist ikka mõne Renault'ga ja ilmselt on inimesed juba palju tahastuse järel ja ootavad vastuseid ja need saabuvad nüüd, et tere tulemast taas kord kaasale oma Nice-Luxury proovisõidule. Mitsubishi otsustas Euroopast regulatsioonide tõttu lakkuda juba 4 aasta eest, kuid mõtles poole tee peal ringi, kuid kui ta oli juba oma autodega Ameerika turul ära kolinud, polnud tal enam eurooplastele midagi pakkuda ja pöördus siis oma Renault sõbra poole ja soovis, et kuule, ole hea, anna mõne mudel, et ma ei viitsi ise siin küll millekisse enam investeerida. Ja nii Renault andiski oma Clio ja nii lõigi Mitsubishi talle oma märgid ette, nimetas ta taassündinud Coltiks, hoolimata sellest, et Mitsubishi Colt oli kunagi hoopis üks vägagi kihvt kuumpära. Ja selline ta on ainus vahe Cliost on see, et tal iluvõrd natukene teistsugune, natukene tuled on teistsugused, tagaistujatel ruumi ei ole väga ja pagasiruum on täiesti huvitaval kombel täiesti identne Clioga, ehk seal on 389 liitrit ruumi ja tagaosas on ainukene erinevus see, et seal on Mitsubishi kiri võrreldes Clioga ja interjööri kohta ei saa küll öelda, et tegemist oleks mingi copy-paste'iga Cliost, sest et see ongi täiesti Renault Clio, küll aga on tal varustus natukene parem, mis tähendab, et juba selles Coltis sa saad baasvarustuses endale 7-tollise digitaalse näidikupaneeli ja paremas varustuses 10-tollise digitaalse näidikupaneeli ja saadaval on tal ka 10-tolline multimeediasüsteem, mis on ka muidugi Cliolt laenatud kõik tarkvaraga ja kui sa ei oska selle Coltiga või Clioga midagi peale hakata, siis saad tänu mehaanilisele käsipiduriga tamaga vähemalt driftidagi. Ja küll aga võin ma sind rõõmustada, sest et mootoriruumis on selle eest vanalt jaalt kadunud Mitsubishi Lancer Evolution 10 tuttav 2-liitrine turboga laaditud 280 hobujõuline bensiinimootor. Nojah, nüüd ma valetan, aga Mitsubishi valetab ka, et tegemist on mingi Coltiga, kuigi tegemist on ju Renault'ga, nii et laskume ikkagi kahjuks tõelise kurva töö juurde. Tal on 1-liitrine turboga bensiinimootor, 3 silindrit ja vaid 90 hobujõudu, kuid õnneks saab ka teda 1,6-liitrise vabalt hingava bensiiniga, millel hübriidajame 90 hobujõudu ja saadaval ta 6-käigulise manuaali või 6-käigulise klassikalise automaadiga ja hinnend on tal 2000 eurot kallim, kui on see Mitsubishi, kui on see Renault Cliole ehk 19 900 on ta hind ja kui sinu arvates on ühe Renault Mitsubishi märgi kleepimine üks ilusamaid asju üldse, mida teha saab, siis saad sa seda väljendada ka niimoodi, et maksad tema eest ligi 28 000 eurot. Selline on siis see Mitsubishi Colt ja selline oli sellekordne Nice-Luxury proovisõit, kohtumine juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.